Kuidas ehitada vargalarmi, mis helistaks sulle mobiilile, kui keegi sisse proovib murda? Kohe saate teada. Kõigepealt tuleb teha detailne plaan. Ilma plaanita ei saa mitte ühtegi projekti teostada. Selle projekti jaoks on vaja sul mobiiltelefoni, kleeplinti ja 2 juhet. Mina valisin telefoniks 330, sest sellest ei ole eriti kahju. Kõigepealt eemalda telefonilt korpus. Olgu siis öeldud, et me võtame telefoni üsna juppideks. Ja nüüd, kui korpus on eemaldatud, tuleb lahti kruvida järgmine osa. Ekraani osa all on telefoni nuppude klemmid. Põhimõtteliselt on meil siis 2 klemmi, mis tuleb omavahel ära ühendada. Üks klemm on seal keskel ja teine tema ümber ringina. Nende kohal on juht, mis ühendab nupuvajutusel mõlemad klemmid ära ja laseb signaali läbi. Meil on vaja ligi saada just sellele menüü kontaktile. Enne telefoni laialivõtmist oleks mõttekas ära teha mõned ettevalmistused, kuna hiljem ei ole võimalik klahve enam kasutada. Mõttekas on osta telefonile eraldi kõnekaart, mille numbrit peale teie mitte keegi ei tea. Võtke telefonilt maha automaatne klahvilukk ja kordusvalimine. Helistage enda numbrile ja salvestage see nime alla. Nüüd tuleb eemaldada ekraani osa. Ekraani osa all on klemmid. Need siin on menüüklemmid ja need tuleb telefonist välja tuua. Aga kõigepealt tuleb panna poole kontakti peale isoleermaterial, näiteks kleeplint. Põhimõtteliselt on asi üsna lihtne. Me toome ühe klemmi ühe juhtmega välja ja teise klemmi teise juhtmega välja. Ühe juhtme viime keskmise klemmi juurde, teise juhtme viime välise klemmi juurde. Kuigi vahet ei ole, millise nupu välise klemmi külge sa teise juhtme ühendad. Kleeplint on selleks, et antud pildis tulevad meie juhtmed alt ja kui kleeplinti ei oleks, siis võib keskmise klemmi juhe kogemata ära ühendada mõlemad klemmid, mis võrduks sellega, et meil on menüü klahv kogu aeg all. Nüüd läheb meil vaja juhtmeid. Juhtme otstest tuleb eemaldada juhtmete isolatsioon, mis lõpuks näeb välja siis sedamoodi. Ja nüüd on vaja mingisugust paksemat paberit. Selle paberi koos juhtmetega lükkame pärast siia 2 kihi vahele, klemmideni välja. Paber tuleb muidugi lõigata parajaks, et ta mahuks 2 kihi vahele. Nüüd võtame kummagi juhtme ühe otsa ja asetame nad paberile. Kleebime juhtmed kleeplindiga paberi külge kinni. Juhtmed peavad olema tugevasti kinni, muidu lähevad juhtme otsad paigast ära. Juhtmed peavad olema üksteisest piisavalt kaugel, et nad ei satuks ühe ja sama klemmi peale. Ekraani taga on üks kile, mis tuleks eemaldada. Muidu on pärast poole raske kontrollida, kas teie juhtme otsad on klemmide peal või mitte. Tegelikult ei ole nii suurt paberitükki vaja. Lõikame selle väiksemaks. Lõpuks näeb teie juhtmetega paber välja selline. Juhtmete otsad võiks ära painutada. Ja nüüd tuleb kõige raskem osa. Te peate panema paberi niimoodi, et kumbki juhe läheks ühe klemmi peale. Ja see pole sugugi lihtne. Kui kõik tundub korras, siis pange ekraan tagasi peale. Nii, nüüd on aeg mõlema juhtme teistes otstes isolatsioon maha võtta ja seal tuleks maha võtta natuke kaugemalt. Nii, ja nüüd peakski kõik ilusti töötama. Katsetame. Paneme 2 juhet omavahel kokku ja nagu näha, teeb see sama välja, mis vajutada menüü klahvi. Ühesõnaga, kõik töötab. Ja ühendame selle süsteemi nüüd ukse külge. Juhtmed on kinni pandud plastiliiniga. Siin on üks juhtmeots ja siin on teine. Nagu näha, on need hingede küljes ja kui uks lahti teha, siis üks juhtmeots läheb teisele juhtmeotsale vastu. See teeb sama välja, kui vajutada menüü nuppu. Ja kui ekraanile on valitud mingi number, siis kui keegi uksest sisse tuleb, siis telefon helistab sellel numbril ja sul on võimalik kuulata, mis toas toimub. Ja nüüd sellest, kuidas turvasüsteem aktiveerida. Tuleb helistada oma turvatelefonile ja teha vastamata kõne. Siis tuleb korraks ühendada juhtmed, et ta läheks edasi valikus ja vaatab, kes helistas. Seal on sinu number ja nüüd, kui sa lähed uksest välja, siis ta vajutab valikus edasi ja ekraanile jääb helista. Nii, ja nüüd, kui keegi murrab su tuppa sisse või kes iganes selle ukse lahti teeb, siis telefon helistab sulle. Ja nii see toimibki.
Korra veel. Helistad turvatelefonile, teed vastamata kõne, ühendad kontakti, lähed uksest välja ja kes järgib sinna sisse tuleb, jääb vahele. Vaatame süsteemi veel korra kaugemalt. Seal on su telefon, seal on juhtmed, mis ühendavad kontakti ja kõik toimib. Selleks, et süsteem töötaks pikka aega, on mõttekas telefonile järgi panna laadija. Sarnast süsteemi saab väga vabalt kasutada ka autoalarmina.